Tere! Mina olen Heino ja Tervisekuu raames kutsun teid kaasa tegema energiaid tõstvaid harjutusi. Iga hommikuselt teen neid, et siis päeval oleks rohkem energiat toimetada ja rõõmsalt ennast tunda. Kõigepealt siis kutsun üles teid tegema energiat tõstvaid harjutusi. Ja esimene asi, Qigongi järgi vajutatakse läbi küüne välimised servad. Võtan siis 2 sõrme ja vajutan läbi. Qigongi järgi tehakse kas 3, 6 või 9 korda. Mina teen 9 korda. Vajutan piisava sellise tugevuse astmega, vajutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma teen praegu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vajutad niimoodi sõrmed läbi. Seda nimetatakse ka surematuse tehnikaks. Me anname siit märku läbi selle energia, me anname erinevatele organitele märku, et nad ärkaksid ja hakkaksid tööle. Vajutan läbi kõik sõrmed 3, 6 kuni 9 korda. Nii, kui see on tehtud, siis Hiina meditsiini järgi lõpevad meil palju energiakanaleid just sõrmedes ja varvastes. Ja Hiina meditsiini järgi soovitatakse energiat ka käima tõmmata. Võtan 3 sõrme ja siis jälle sõrme külgedes tõmban jälle 3 kuni 9 korda. Tõmban niimoodi energiat käima, kõik sõrmed. Ma täna võtan siis selle 6, aga tavaliselt ma teen 9. Alusta sealt, kus tundub, et on nagu sinule sobilik. Samal ajal tunnetan oma sõrmi. Viin tähelepanu sinna, kus mul tegevus toimub. Teen seda väga hea mõnusa tundega. See on siis iga hommikune selline rutiinne tegevus. Sain energiat käima. Järgmine asi, tänapäeval on meil väga palju tegemist just selle nii-öelda klaviatuuriga ja näppude tööga. Siis on hea, kui sa teed randmetele, annad ringid jälle 6 kuni 9 korda ühtepidi ja teistpidi. Nii, randmeringid tehtud, teen õlaringid, sest me teame, et meil raskus, teinekord kui me eluraskus turja peale vajub, siis sealt tuleb edasi juba selja peale vajub. Me peame hoidma oma turja ja selle õlavööndi nagu väga juba liikumises ja vabastama nii-öelda pinged, mis sinna igapäevaselt kogunevad. Ja väga hea hommikuti teha lihtsalt õlaringid. Teen ühtepidi, jälle teed sügavalt, tunnetad, kui hea naeratad. Ja teistpidi. Hästi. Nüüd võtame kõrvad ette. Kui sa oled prillikandja, on hea võtta prillid eest ära. Võtad kõrvanibud endale sõrmede vahele ja teed siis ühtepidi 10 või 6 kuni 9 ringi ühtepidi ja siis teistpidi. Mudid kõrvu igatpidi. Mida pehmemad on kõrvad, mida vähem on valulikke kohti, seda paremini jälle on sul need energiapunktid avatud. Võtad sõrmed kohe kõrva seest mudid. Ja siis võid ka rullida kõrvu. Kõrvad pehmed, võtan sõrmedega V-tähe ja hõõrun kõrvade ümbert. Kõrvad soojad. Kõrvad soojaks lähevad, hakkab meie vereringlus peas väga tugevalt kiiresti liikuma, ergutab meie aju ja toob meile jälle sellise hea rahuloleva tunde. Järgmisena võtan ja vaikselt tipin, koputan oma kolba läbi. Hommikuti on väga hea teha päripäeva. Õhtuti tehakse seda vastu päeva. Viimane ring tuleb teha siis õigetpidi ehk päripäeva.
kui pea on läbi koputatud, võid edasi liikuda siia kaela piirkonda. Koputan ka kaela läbi. Turja. Ja naeratus. Kui me oleme nüüd need soojendusharjutused ära teinud, siis järgmisena tahaks tutvustada teile hingamisharjutusi. Selleks on väga hea, kui sa leiad endale mõne istumiskoha. Hingamisharjutuste puhul on oluline see, et selg oleks sirge. Hingamisharjutused nimetatakse joogas siis pranayama harjutusteks. Prana on see peen osake siin õhus, mida me sisse hingame ja joogid nimetavad seda siis elu ja energiaks. Ja pranayama harjutusi tehes ehk hingamisharjutusi tehes, siis me tõstame seda elu ja energia nagu toonust. Väga palju on neid pranayama harjutusi, aga täna ma tahaks teile siis tutvustada ühte meditatiivset sellist harjutust, siis ka väheke võimsamaid neid energiat tõstvad harjutusi. Esimene harjutus väga lihtne, nii nagu meditatsioonis ikka paneme silmad kinni, et me suudaks keskenduda iseendale rohkem. Kutsun siis üles teid, pange silmad kinni ja keskenduge hingamisele. Jälgin oma hingamist. Ma hingan sisse, kõigepealt loen sekundeid, 1, 2, 3, 4, hoian 1 sekundi kinni ja 4 välja, 1, 2, 3, 4. Hingan sisse, 3, 4, kopsud täituvad. Ja välja, 1, 2, 3, 4. Tunnen, kuidas kopsud tühjenevad. Ja nüüd sa keskendudki, hingad rahulikult ja vaatad, et su mõtteid ei hakkaks sind segama. Kogu aeg loed numbreid. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 välja. Sisse 1, 2, 3, 4. Ja välja 1, 2, 3, 4. Sa võid hoida seda 4 fooni nii pikalt kui tahad, aga sa võid ka nüüd edasi liikuda. Kui sa tunned ennast väga mugavalt, see rahustab meie meelt, siuke rahulik hingamine, lugemine, aga sa võid välja hingamisi hakata pikendama. Hingan sisse 1, 2, 3, 4 ja välja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisse 1, 2, 3, 4 ja välja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja niimoodi tehes võid teha 2 minutit, 3 minutit, 5 minutit. Mida kauem teed, sa tunned, kuidas su meel rahuneb ja lihtsalt lugedes neid hingamisi. See on selline meditatiivne hingamisharjutus. Järgmisena tutvustan teile, mis on puhastav, meie energiakanaleid puhastav hingamisharjutus. Ma võtan pöidlast järgmised 2 sõrme surun peopessa, ehk siis pöial püsti ja tagumised 2 sõrme püsti. Nüüd alati vasakult poolt alustatakse. Vasakult poolt hingan sisse, surun pöidlaga parema poole kinni, vasakult sisse 1, 2, 3, 4, hoian mõlemad poolt kinni. Nii kaua, kuni on mugav, hoian kinni rahulikult 10, 15, 20 sekundit. Ja nüüd hoian vasaku poole kinni, paremalt lasen õhu välja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paremalt sisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoian kinni. Ja vasakult välja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hingan sisse vasakult. 2, 4, 5, 6. Kinni hoidmine on hästi kerge, et ma ei suru nagu näpitsatega kinni, vaid ma hoian lihtsalt, et õhk ei liiguks. Ja paremalt välja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paremalt sisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoian mõlemad poolt kinni. Sirutan selja. Lõdvestan õlad, käe, et mul ei oleks käsi pinges. Käsi on rinnal. Ja vasakult välja. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kui harjutuse lõpetan, lasen käe põlve peale, hoian veel korraks silmad kinni ja hingan hästi rahulikult mõlema ninasõõrme kaudu. Hoian oma tähelepanu oma kehal, tunnetan, jälgin oma keha, tunnen rõõmu, et ma olen võtnud aega iseendaga tegelemiseks. See oli siis neid nadisid ehk energiakanaleid puhastav hingamine ühelt poolt ja teiselt poolt. Ja nüüd kolmandaks tahaks teile tutvustada ühte väga võimsat hingamisharjutust, on Kapalabhati. Sanskridi keeles tähendab see särav pealuu. Me hakkame alumisest tšakrast energiat üles tõmbama. Me tõmbame alumisest tšakrast energiat üles muudkui kõrgemale. Ja kui sa teed nagu mitu tiiru, siis sa tunned, kuidas su energia liigub siia tõesti pähe ja lausa siia käbinäärme ja ajuripatsi juurde ja siia aiu ja ühesõnaga sinna, kus meil energiat rohkem on vaja, et me suudaksime kas siis produktiivsemalt tööd teha või siis vastupidi, rahustada oma meelt. Ja selleks harjutuseks siis hingan paar korda nina kaudu sisse ja välja. Nina kaudu, suu on kinni. Teist korda sisse ja välja. Nüüd hingan sisse ja alustan lõõts hingamist ehk siis hingan ainult välja. See tähendab seda, et ma hingan nina kaudu välja, sisse hingamine toimub spontaanselt ja samal ajal kõht käib, ehk siis see diafragmaga ma lükkan nagu justkui energiat üles. Ehk siis näitan uuesti. Sa võid ise panna käe kõhu peale ja kontrollida, et su välja hingates kõht liiguks sisse. Sa võid ka käega natukene siis anda sellist lisa nagu liikumist juurde. Kui olen niimoodi 10, 15, 20 korda välja hinganud, siis hingan veel ühe korra sisse, sügavalt ja välja. Veel üks kord sisse, kopsud täituvad, hingan kohe kopsudega, kõht täitub ja välja hästi sügavalt. Rindkere tühjeneb, kõht tühjeneb ja veel rindkere tühjeneb. Ja kolmas sisse hingamine on ainult pool kopsu. Loen mõttes 1, 2, 3. Ja hoian nüüd hinge kinni. Sulgen nina, neelu ja hoian hinge kinni. Täpselt nii kaua, kuni sa ennast mugavalt tunned. Kui tunned, et tahad hingama hakata, siis kõigepealt hingan välja. See oli nüüd üks ring ja näitan nüüd teise ringi ilma rääkimata. Hingan sisse ja välja. Sisse ja välja. Alustan lõõts hingamist. Hingan sisse ja välja. Sisse ja välja. Hingan mõõdukalt sisse ehk pool kopsu. Sulgen nina, kõri, hoian hinge kinni. Kui olen piisavalt hinge kinni hoidnud ja tahan hakata hingama, hingan kõigepealt välja. Ma näitasin 2 ringi, ise ma teen hommikuti 3 ringi. See väga tugevalt tõstab meie energia üles ja puhastab meie neid
kuna hingamine toimub enamus aega meil läbi nina, mis siis puhastab ka meie seda sisse hingatavat õhku ja nadi ehk siis nende energiakanalite retseptorid asuvad ka nina ja siis selle aju ja siin selle piirkonnas siin nii-öelda nina neelus. Et siis selles suhtes väga puhastab, kui meil on näiteks nina nohune, siis on seda väga hea teha seda harjutust ja proovige järgi. Olge terved. Järgmisena kutsun teid tegema siis metsarajal päikesetervitust. Võib-olla inimesed, kes on joogast kuulnud, teavad päikesetervitust, mida tehakse mati peal, aga on olemas ka päikesetervituse püstine variant ja väga hea on looduses liikudes teha just seda püstist varianti. Algasend on siis jalad koos, toon käed palveasendisse rinna peale, hingan sisse. Sisse hingates tõstan käed üles ja astun väikse sammu, õlgade laiuselt astun jalad harki. Välja hingates keeran keha ühele poole, vaatan selja taha. Sisse hingates toon keha otseks, välja hingates keeran ja painutan teisele poole. Sisse hingates keha otseks, välja hingates küljele venitus, venib see külg ja kuni käe pikkus välja. Sisse hingates keha otseks, välja hingates teisele küljele venitus. Sisse hingates keha otseks, välja hingates parema käe peopesa läheb vasaku põlve peale, küünarnukk läheb paremale põlvele, vasak jalg liigub taha, parem põlv on ees. Ja ülemine käsi sirutan puulatvadesse. Sisse hingates keha otseks, välja hingates käte vahetus ja vaatan üles puulatvadesse. Sisse hingates toon keha alla, välja hingates vette hüppaja asend. Jalad kõverad, tõstan käed üles, pea on üles painutatud ja naeratus. Välja hingates küür selga, lõdvestus. Sisse hingates tulen küürus seljaga, siis sirutan selja ja käed palveasendisse, astun jalad kokku. See oli nüüd üks päikesetervituse ring. Teen nüüd ühe ringi veel ja seda natukene kiiremini. Seda päikesetervitust võid jälle teha kas 3 kuni 6, 9 ringi, kuidas sa tunned, et su keha soojaks saab. Hingan sisse, käed palveasendisse, välja hingates. Sisse hingates sirutus, välja hingates painutus. Sisse sirutus, välja painutus. Sisse sirutus, välja painutus. Sisse sirutus, välja hingates painutus. Hingan sisse, välja, sisse, välja, sisse, välja, hingan sisse ja välja. Ja kui me oleme selle päikesetervituse ära teinud, siis me oleme justkui keha juba nii-öelda üldfüüsiliselt soojaks saanud. Siis ongi õige aeg asuda nende joogaharjutuste juurde. Esimesena tutvustakski teile, nagu päikesetervituses seal oli, kotka asendit. Sirutan käed välja, lasen 90 kraadi keha vajuda ette ja nüüd jalad väiksesse harkseisu. Parem käsi läheb põlve peale ja vaade üles lakke või puu latvadesse. Ja sisse hingates toon keha otseks ja välja hingates teisele poole. Hingan sisse ühele poole, hingan välja ja sisse välja hingates tõstan jälle käe üles. Nii, tulen jälle 90 kraadisse asendisse ja tulen püsti. Kotka asend, et sa saad nagu kehale painutust, seljale väga hea. Toon järgmisena siis teile ühe järgmise looma, on siis siili asend. Jalad kindlalt kannad maas, proovi, kas saad koos jalgadega, kükitad ja võtad endal põlved ümber kinni ja tõmbad nagu siili ennast kägarasse. Vastu painutuseks sirutan selja ja kuulan hästi hoolekalt nagu jänes. Kõrvad kikkis kuulan, selg on sirge ja jälle siili asendisse.
jänese asendisse, siili asendisse. Jänes kuulab. Järgmisena võtame püstine kala. See on väga hea meile kaelale, meie rindkerele ja seljale. Väga soovitatav neile, kellel on hingamisraskused, astmahaigetele, kõigil, kellel on hingamisega probleeme. Panen käed sõrmseongusse, sirutan käed maa poole, õlad tulevad taha, rindkere läheb ette, pea läheb kuklasse. Hoian suu kinni, hingan läbi nina. Vaatan puude latvu. Hingan täis kopsuga. Samal ajal võin panna pea ühelt õlalt teisele liikuma, et ta masseeriks lahti kõik kaelas olevad siis pinged. Püstine kalaasend. Nüüd kutsun teid tegema ühte väga huvitavat asendit, on liblika asend. Leian ühe ilusa suure puu, panen puu pool oleva käe, panen puu peale. Võib ka sõrmed niimoodi alla panna. Tõstan teise käe üle pea ja tõstan jala üles. Proovin nii palju sirutada käed sirgeks kui saan ja hoian ja naeratan. Ja siis teistpidi. Keeran teistpidi ennast, käsi vastu puud, teine käsi üle pea ja tõstan jala. Liblikas puul. Näitan teile ka siis puuasendit. Puu on väga stoiline, rahulik. Tekitame endast ka selle tasakaaluka olemise ja rahutunde. Käed palve asendisse. Panen ühe jala, panen siia põlve peale. Proovin hoida tasakaalu. Kui tunnen ennast väga tasakaalukalt, tõstan käed üles. Proovin hoida tasakaalu. Tunnen hästi ennast, panen silmad kinni. Hoian tasakaalu, kui suudan. Ja siis võib jalga vahetada. Panen jala põlve peale. Hingan. Tunnen ennast tasakaalus, panen silmad kinni. Vaatan, mis siis juhtuma hakkab. Tuul hakkab kõigutama. Ja kõige lõpuks siis varese asend. Sirutan oma sõrmed välja, panen käed tugevalt vastu maad, põlved tulevad vastu küünarnukke, tõstan ühe jala üles, vaade on otse ette, tõstan teise jala üles ja hoian tasakaalu. Nii, ja hingan. Väga tubli. Hoia, hinga. Kui ära väsid, siis tuled alla. Ja püsige liikumises, sest tervis tulebki liikumisest. Olge terved!